ega siis Lennart Meri ei kuulatud rahvusvahelisel areenil lihtsalt sellepärast, et ta oli sedavõrd erudeeritud. Tähendab, loomulikult kuulati teda, kuna ta oli sedavõrd erudeeritud, aga arvestati temaga sellepärast, et teda kardeti. Ja minu meelest seda on kõige tabavamalt kirjeldanud president Ilves oma järelehüüdes, mis avaldati vist ajakirjas Diplomaatia. Need inimesed, kellega Meri kohtus, enamasti olid mingisugused ametiisikud, võib-olla isegi poliitikud, ministrid, nad kartsid Meri sellepärast, et oli oht, et kui nad ei arvesta Meri mõtetega, siis läheb ta mõnele konverentsile või muule suuremale üritusele ja peab kõne, mis on intellektuaalselt sedavõrd palju üle kõigest sellest, mida ollakse üldiselt harjunud või võimelised esitama, ja on oht, et ta keerab selle intellektuaalse võimekuse nende konkreetsete inimeste vastu. Nii et võrreldes suure riigiga ma arvan, et väikeriigil on diplomaatia ja targa diplomaatia roll tegelikult kaalukam, olulisemgi. Meil palju peale sõnade, palju peale niisuguse kognitiivse, intellektuaalse, millega mõjutada teisi meiega arvestama ei ole.